Väga kaugele minna, oma muru pealt korjan sausti kokku. Need olid siitsamast. Siit. No, imeline suvi anti meile jälle. Ja tundub, et isegi vist nädal aega võib selline ilm meil olla. Igal juhul sai kõik niidetud ja ei lähe ehmatama tibussid. Ei lähe. Ja meie tibukesed naudivad väravatagust. Otsivad seal tossikesi ja ajavad rohutirtse taga nii lahedalt. Ma olen nüüd paar päeva lasknud neil niimoodi tulla sealt aiast välja. Ega nad kaugemale ei ole tulnud kui siia selle tee otsani siia. Ja noh, Milo tuleb siia. Muidu Milo teeb järske liigutusi ja siis nad jooksevad kogemata oma uksest mööda, panevad jälle kuskile nõgestesse. Aga nad on nii lahedad seal. Naudivad. Sabad on püsti. Kaelad pikad. No, tuul liigutab ust, ega ehmatab ja. Kaunitarid. Proovime, kas me saame lähemale minna, nii et koerad ära ei ehmata jälle. Milo ei lähe. Milo, see ei tähenda, et sa lähed ringiga. Kaval poiss. No, tüdrukud, mis teete siin? Mis te teete siin? Tuli jälle koer lähedale, jah. Nad teavad, et neil on nüüd värav seal, nad saavad jooksuga sinna minna. Aga ennem üks pani hoopis vasakule. No ikka sa pead tegema need kiired liigutused. Notsu! Hüüab või? Kassi, mamma. Tulin, koju tulin. No mis nüüd? Panen ukse kinni, hakkas hirm, et panen ukse kinni või kõik jooksete ruttu tagasi või? Tahate ikka siia välja tulla või? Tahate väga siia tulla või? Tahate või? No tule siia, no tule. Oi, kui õnnelikud te olete, päike paistab, sabad nii püsti. No tule. No tule. Jaa. Ai muistu, kuidas sa läigid. Teil on nii väikese vahe sealt, kust käia. Tõstame selle ühe pulgaga eest ära. Kus sa käisid? Kassi mamma, kus sa käisid? Kus su kont on? See ei ole sulle, see on sai. Selle ma viin Tibule. Vaata, kus Tibu jalutab siin. Tibu läheb eriti hoogu. Kas nii julged olete või?
Võtsite kohe suurema ringi ette või? Ja, Miilo ei lähe, kohe hakkavad jooksma rahulikult. Vaata, kus nad tahavad minna, näed, nad lähevad sinna, kus on rohkem putukaid. Aga Mustu on üksinda seal aias. Mustu ei tule välja, kaagutab seal üksinda. No näed, tüdrukud, otsustasite minna peenramaale. Kui ilusad punased harjad teil on. Sa räägid, tiiger? Mis jutt on? Lähed ka vaatad, mis tibud teevad, jah? Nad arvavad ka sellest, näed midagi kohe. Vaata, et sa nokkaga ei saa. Nad on juba suured. Laulu mulle või? Miilo, tule ära sealt. Miilo. Nüüd on jamasti, Miilo on neil sees seal. No mine jooksuga järgi. Mine jooksuga järgi. No mine. Mine. Joo, vot nii jo. Ja nüüd, kui Miilo sealt välja tormab, siis... Poiss, mis teed siin? Sööd kanaputru või? Ära söö kanaputru. Mine rahulikult. Mine rahulikult ära. Mine rahulikult. Tasakesi. Ja siis nad ei pea lendama. Mine nüüd. Mine oma kondi juurde. Mine näri edasi. Ei lähe neid taga ajama. No näed, leiavad ruttu kodutee tagasi. Tubli kana, tubli. Aitab küll tänaseks. Õpime vähehaaval, eks ju. Näe, vaata, ma annan sulle saia. Näe, tibu. Appi. Ärge mind ära sööge. Te olete hullud. Hai! Mustule ka. Ma ei tea, kus Mustu on. Kõik otsa sai. Kõik. Pai, tüdrukud. Oi. Tšau. Hommik. Kui tänulik selle eilse imelise ilma eest, sest näed sa, kuigi eilne ilm näitas meile, et nagu on veel võimalik seda suve saada, siis ilmateade näitas, et lausa järjest 10 päeva on selline 18–23 siuke suvine. Ega mis praegu on ju ka ju soe, 19 kraadi on õues, aga ta on nii niiske. Öössel on, ma ei tea, mis toimunud, sest ta ei näita, et vihma on sadanud, aga kõik on nii märg. No õhtul tuli tohutult paks udu maha. Kas see udusi oli nii märg? Jälle on täielik vaikus. Kana näeb, kuuleb mind. Aga seda täna täis päikesega lubatud päeva
ilma tead enam ju ei näita, eks ju. Sa juba tead, armas, eks ju, et see ilma ennustamine on võimatuks läinud. Ja vaatan lihtsalt seda enesetunnet ja usalda ainult hetke siin ja praegu. Ja nii me eile ka keskpäeval selle niitmise ära tegime, ei tea ju, millal jälle saab. Vaatame. Jaa, kana, pudru panin keema. Nunnud. Naljakas. Kõik on väga imelik. Naudime seda, mis meile on antud, sest me ei tea, kui kauaks seda on antud. Just nii ongi. Väikseid linnukesi on palju, kes laulavad, nii tore. Näe, kasekene näitab, et liigub natuke. Pääsud ju. Pääsud siin. Kusjuures eile hüüdis sookurg. Nii et pole ammu neid kuulnud, aga eile kuulsin. No, kaua me räägime sinuga siis? Tulid tagasi, kaebad või? Ikkagi ma palun, et sa siia ei tule. Jaa. Ära tule jälle siia tiirutama. Hommikul tiirutas siin tibude kohal. Tükk aega ma olin kasvumaja juures. Ja ta nüüd käis ära, oli mitu tundi ära ja nüüd tuli tagasi. Kui kevadel olid kolmekesi, siis see on nüüd üksinda ja väga jutukas. Jaa. Ta pole ammu näinud. Selle piimapilve taga näed, päike piilub ka meid. See ei mahu. Kaks jaba on seal juba ees. Ei mahu jah. Sul ei ole praegu midagi. Ma vaatan neid siin. Palli ja tiiger.
Õekka ja vennake, nad on nüüd aasta ja 3,5 kuud. 15-kuused. Mõlemad on nii hellikud. Ei tubli poiss. Ei tubli tüdruk. Ei hooleta nii kolikese tulete ju. Piilub seal. Tammik. See on ikka tõeliselt imelik ja naljakas, mis meil toimub siin. Kui imeline oli eilne päev, täiesti pilvitu, suveilm. Ja õhtu, kui päike loojus, tuli jälle see udu, eks ju, nii nagu ikka ta iga päev on praegu ju teinud. Aga ei olnud ka siis seda tähistaevast, ei olnud tähti, kuu tuli läbi udu. Näitas ennast vähemalt. Kui ma ärkasin pärast 3, siis teda enam ei olnud, siis ta juba on loojunud. Aga siis oli see udu nii paks, et lödises õues, nagu oleks sadanud. Aga see ei olnud vihm, see oli see sama paks udu ja ta oli väga häälekas. Ja ma nägin väga ühte elu imelikumat tunenägu täna öösel. Väga konkreetseid inimesi, väga konkreetseid tegevusi, väga imelikke tegevusi, väga imelikke olendeid. Jah, ma lähengi nüüd tuppa ja kirjutan selle kõik välja endast. Ootame siis seda hetke, millal see jälle kõik meil siit ära hajub ja millal meid vatisest välja lastakse, sest täna pidi olema samasugune ilus ilm. Vaatame. See on huvitav nähtus jälle. Märg tuulevaikus. Mu tomat on õue jäänud, trepi peal oli. Ja juba me oleme siin, kus päike läheb juba meie tee otsa peal looja ja 7:30. Uskumatu. Aga päeval oli ju soe 26 kraadi. Ja taevas on pilvitu. Seal on natukene, keegi peidab ennast seal pilves. Loodame, et homne õhtu on sama ilus ja me näeme seda võimast kuuvarjutust.
see roosa pilv oli nagu vikerkaar, kui ma välja astusin, vaatasin, mis see on. Selline imeline hommik täna. 7. september. Meie prohvetlik pühapäev. Vaatame, mida imelist talle meile tuua on. Sina matsutad seal. Kiisud arvavad, et liivahunnik sai neile toodud. Tegelikult sai kanadele toodud. Läheb järjest heledamaks see pilv. No näe, kui idülliline pilt on. Tibud jalutavad, Milo valvab. Tibud on eriti julgeks läinud. Milo oskab juba rahulikult liikuda, ei aja neid taga. Aga mustu välja ei tule. Vahepeal kaagutab ikka nii, nagu oleks munaga hakkama saanud. Jaa. Palli, vaata, tibud jalutavad. Tibud jalutavad, joo, sina ka jalutad, joo. Joo, kurr. Kui ilus ja päikse käes oled. Joo, nagu pruunigi. Oo, nad leiavad liivahunniku. Teie liiv, jah? Erilane, mine meie juurest ära. Ma söön pirni. Igast ühest üks on. Üks pruun, üks hall, üks triibik. No, mis teete siin? Ära jookse, tasakesi. Tasakesi, muidu kardavad, tasa. Ma pean liivaruttu vedama keldrisse ära, sellepärast, et kassid arvavad tõesti, et ma tõin selle neile. Jätma neile selle väikese hunniku, mis nad siia on juba laiali tampinud. Jaa, teil on õige tunne, sinna te kolitegi. Just nimelt. Suund on õige. Meie vaikset, ürkset pelgupaika hakati maha võtma. Nädal aega tagasi oli üks päev, kui kolistasid ja nüüd eile hakkasid täie rauaga vist ja täna ka hommikust vara. Vaatan kogu aeg neid latvu, et millal need ladvad seal kukuvad. Oo, näe, kukubki. Tule tagasi, jah, tule tagasi. Jaa, tule jooksuga. Nii kaugel ei ole vaja minna. Milo läks kohe värava juurde ja ütles, tulge tagasi sealt. Tubli Milo. Minge jah oma kodu poole, siis ma panen teid korra jälle kinni. No, te trukkud koju. Lähme koju. Lähme koju. Koju. Mine. Ära praegu mine sinna poole. Mine kodu poole. Mine kodu poole. Mine kodu poole. Ja mine teiste järgi. Mine. No mine. Jooksuga. Oled julge, jah? Ära mine kaugele. Ei lähe sinna poole. Mine oma tuppa. Mine. Paneme ukse kinni praegu. Siis ei ole kullivalvet.
Jaa, pärast lasen uuesti. Pärast lasen teid uuesti. Jaa. Ma lähen käin kasvuhoone juures vahepeal. Okei? Jaa. Notsud naudivad vaikust. Vaatame Luunat. Luuna seal näed. Särab seal. Ja sealt metsa tagant tõuseb päike. Nüüd meil on see tagumine mets, mille tagant ta tõuseb. Tšerägid. Tšerägid, kallis. No väike unine tiigripoiss. Sama unise näoga nagu mina. Joo. Muidugi kõik loeme üle. Kõik loeme üle. No näed sa, liivaunnikuga oleme jõudnud nii kaugele. Tüdrukud nii ärevil siin. Jaa, uudishimulikud tahavad teada, mis me teeme. Kohe näitan sulle. Moosid said kolitud kõik siia. Ilusti oma nurka. Nüüd veame kõik liiva sisse väljast ära, et kiisude kätte ei jääks. Ja Tibude kodu tuleb siia. Siin on ka liivapott. Maa sai puhtaks ilusti, näed. Liikumisanduriga lambi võtsin neile. Õigemini, tellisin Hiinast. Ja nüüd sinna nende pinkide peale paneme õrrepuu, vaatame kohe. Lubi läks alla. Tegelikult on siin betoonpõrand ja siis oli mulda ja nüüd on lubi ja liiv ja üleval on neil ka üks riiul, kuhu peale nad võivad ronida. Ja siis toome siia võrgu ette ja pruuni uudistab. Vaatab, mis toimub siin, mis me siin teeme. Ja talvekorterit. Nüüd üle välja. Ja Miilo täna millegi pärast ei julge meil tulla siia. Väga huvitav. Ja Molli on kogu aeg meiega siin. Ajab sisalikke taga. No, kas läbi välja või? Tuled välja või? Selma mamma einestab siin. Joo. Värib hiirakest ja krõpsutab siin. Hommik, soe hommik on õues, on 16 kraadi, päike tõuseb. No, puhtad villapallid. Kes käisid eile saunas, said nii valgeks. Nüüd ootavad kraasimist. Vaatame, kus meie Luunakene on ka kuskil veel seal või. Ta oli nii kaua nii kõrgel. Autoaknad jäid ööseks lahti osa. Näed, see päike tõuseb sealt tagant. Tähed on kõik peidus. Ja Luuna vaatab meid sealt ülevalt kaabel. Näed, Luunakene on seal meil. Ta on täna käinud väga kõrge kaarega. Pika kaare teinud üle maja. Eile sai nii palju asju tehtud. Uskumatu, näed, liivaunikut ei ole. Ja Tibudel on
talvekodu valmis. Kui tore. Ja puud said kaitstud, kõik eile osa sai laotud ringi. Ja mammusid, pikad sööte mammusid ja rästad käivad marri võtsimas. Näed sa, puud said tormide eest ära kaitstud ilusti. Ja siit välimine hunnik sai kõik kenasti sauna lapitud. Kõik on ju nii hästi kuivada saanud nende päikeseliste ilmadega. Super. On nii või? Ise ka ei usu, mida 2 olendi jõuga on võimalik ikkagi koos ära teha. See koos tegemise energia on nii võimas. Ja siis sai sauna nauditud ja maaemakaisus kallistatud. Ja see oli eile. Mida toob meile tänane imeline päev, seda me hakkame kohe lahti rullima. On nii? Mina koristan ja teen siin Aafrika tantsu ja kanad kaifivad akna taga. Nad on nii lahedad. Ja nüüd munevad kõik, kui nad on mul päeval väljas. Ühel tibul tuli, ühel mustadest on olnud 2 korda ebaõnnestunud muna. Üks oli nahk ja teine oli nad maas ära söönud. Nii et ma ei tea, mis teil seal toimub. Mida tähendab aeroobne jõusaal? Seda tähendabki, et vaipu tuleb vedada sisse ja välja, see on jõusaal. Neid kloppida, see on eriti aeroobne jõusaal, sest vahepeal tuleb hingepeetusega tegeleda. Ja siis on see võimlemine siin, kerepöörded, õlad, käed, see moppimine, kõik need 4 ruumi. Aga mida see tähendab? Et see ülemine korrus, see pööning, need meie mõtted, need saavad kõik väga koristatud, korrastatud. 2 sõnast tahtis 1 tulla. See on üks alkeemiku tööriist. Enese eest hoolitsemisel tuleb leida see õige koostööpartner ja oma elu teha võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Nii et sa ise saad kõige eest hoolitseda alati. Sõltumata ükskõik millest või ükskõik kellest. Ja need tantsud, mis selle juurde käivad, ja need laulud, mis aitavad kurgutsakral vabaneda, järgmine kord, kui sa koristad, tee ennast vabaks ja naudi. See on sinu energiaruum, see on püha. Ära unusta seda. Ükskõik, kus sa viibid. Vali, kus sa viibid. Namaste.
on üks hall, kes mind kardab, näed. Teised läksid kõik tuppa, aga see ei lähe. Must ei lase üldse ennast katsuda ja see on niimoodi, et kui ta on munenud, siis ta vist nagu tahab massaaži, siis ta tuleb. Oi, kui ilus ta on praegu. Vot, milline seikleja mul siin väljas. Ta otsib kohta, kust sisse saada, aga seal on ju võrk, ta saab aru, nii et ta nüüd peab ikkagi kuidagi siia värava juurde tulema. Eks teised lähevad vaikselt kõrrele ja siis ma saan teha ukse lahti, läheb ise uksest. Tal on seal üks koht, kus ta tegelikult saab selle kõrge müüri otsast sealt siit. Sealt ta võib kinni. Nüüd ta lendas otse võrku. Sind küll. Tobujuss. No kus sa oled? Said välja või? Ei siputa keegi siin. Saidki välja ilusti või? Nii, kes on siin? 4 tribulist, 1 pruun, 1, 2, 3, 4 halli, kõik on toas. No vot, siukse seikluse tegid sina, jah? Need on need kaksikud. Näed, teine läks kohe teise juurde, need on ühtemoodi. See on see helehall. Ei ole, must läks ta juurde. Kaksik on siin. Ja, teine on ju must. Grafiit. No küll on hea, eks ju. Pugud on nii täis pugitud, ussikesi ja mardikaid ja kes õrrele lendab? Mis? Minge tuttu, jah? Minge tuttu, nüüd on kõik koos. Nad ennem olid siin, teine jäi välja, see üks ja... Issand, kakis oligi see must hoopis, sellepärast oligi nii arg. See ongi see sama. See must oligi väljas. Ta praegu ei julgenud siit ka mööda minna. Ja tema ei tule välja päeval, kui teised mul jalutavad vabalt praegu, kui ma väljas ise toimetan, ma lasen neil käia, nad on nii lahedad. Vaatavad, kuidas ma nõusid pesen ja tahavad leida sealt midagi. Aga siis see oli mustu, kes siin seikles, okei. Võib-olla. Jah. Einestamine käib ja üks läks putru mugima. Hommikul siis söötegi seda putru, tähendab. Päeval on neil muud rohutirtsud ja ussikesed ja teod ja nüüd nad teevad mul ilusti sügisese selle maja esise peenra korda seal. Keerispea peenra nad tegid täna juba, sahmisid kõik selle laiali ilusti, seal mul tuleb natukene riisuda ja ongi see plats korras, saab üle niita. Joo. Nii välja enam ei lähe. Kutsid söövad ka rohtu siin aiadega. Ei lähe enam välja. Ära mine enam välja. Tule tagasi. Kulge ja tööd. Me lähme ka tuppa. Tšau. Ja tšau. Näed. Mämmivad. Ja tööd. Imeline varahommik. Saad.
vaata, mis toimub õues, kõik on meie ümber roosa. Vau. No ja Luuna särab endiselt seal üleval. Wow. See on nagu üks suur vikerkaarepilv siin. Märkasingi ja vaatasin, et issand, ühest aknast on roosa ja teisest on roosa. Ja see on nagu üks suur roosa sillakene siin üle. Vaatame, mis siin teisel pool majaka toimub. Tuul on üsna tugev, aga mitte külm, vaid selline ooljahe. Oh. Jooksen uuesti õue. Vau. Sest see on nii võimas. Vahepeal läks 20 minutit täpselt mööda, ennem oli 5:55. Nüüd on 6:15. Kas sa näed, milline nunnu siin lendab? Draakon oma tiivakestega ja teine tema vastas väiksem. Vau. Ja kõik meie ümber särab ja helendab. Wow. Kui kaunis on hommik. Wow. Nüüd ma ei tea küll, mis seal toimub. Mets on juba võetud. Nüüd sõidab seal mingisugune masin. Piiksub ja kolistab. See tundub nii lähedal. Siin samas. Ja sammas seal tõuseb üles.
nii saab selle põrandaga nüüd natukene paremaks ja rõõmsamaks. Siia tuli punane lilleke ja kuldsed südamed tulevad ka siiapoole. Siis on need pisikesed meelespead, igasugused lehed. Siin on muid lilli ja jälle neid väikseid meelespäid ja veel lehekesi. Nii et hakkab looma see, kuna ma tervet põrandat uut ei suuda hetkel teha ja värvima seda ka ei hakka. Õues sajab vihma ja paistab päike. Kuskil on vikerkaar. Siis ma tuunin nüüd seda igasuguseid laike, igasuguseid defekte. Sinna tulevad lilled ja liblikad ja sain täna sügislaadalt mõnusad vaibad, mida mul on kerge välja viia, kokku rullida, mida iganes teha, voolikuga üle lasta. Ehk siis võimalikult lihtne ja kerge. Kõik suured vaibad on majast väljas. On nii. Ja lilleaed tuleb tuppa. Just, lehed on seina peal. Vikerkaar tuli. Ennem käisin väljas, ei olnud. Ja nüüd nägin aknast, et ta tuli. Ja ikka toppelt, muidugi toppelt. Puhastavad, korjavad oma palke kokku ja muudkui müristavad. Vihmus ju joob, nii märg on. Aga päike paistab, vaata. Kui lahe. Ai, Viilu, sa tulid ka välja või? Said ukse ise lahti või? Märg on ju. Nii märg on. Aga nii lahe, vaata. Õige auto sõidab. Näed sa. Aitäh, Rainbow. Jooksin uuesti õue, sellepärast et pilved on nii roosad. Päike loojub ja vihma sajab nii kõvasti. Ja sealt on uus vikerkaar. Ai, kui suured piisad. Ai, kui väljad piisad. No näed sa. Ma ei tea, see ei paista siia üldse, et on roosa. Ta näitab praegu siit telefonist, et on hall. Aga tegelikult on üsna roosa. Küll. No näe, kui kõrgele ta tõuseb. Wow. Aga ma jooksen tuppa tagasi. Oh my god. Kui märg või kui märg. Siit on ilus pilt, ma arvan. Ja. Jaa, vihm sajab nii kõvasti. Toonipule. Mis me hakkasime tegema? Ma hakkasin õuna sööma, nad tahtsid ka. Andsin neile ära, neid enam ei huvita. Neil on siin nii palju puutumutukaid, tigusid. Hosta alla poevad siin, koristavad, teevad seda sügisest suurpuhastust. Ja mina hakkasin järgmist kurgisalatit tegema. Sest see on ainukene, mis mulle endale ka meeldib. Ja koristajad olete, jah? Hoiavad kõik mul siin ligi. 2 tükki on seal oma pesas. Mustu ja 1 hall on 2 seal. Ja teised on mul siin. 7. Pean kogu aeg vaatama. 4 triibulist, 2 halli, 1 pruun. Siis on kõik õige. Ja
kõvad abilised mul tulevad, söövad käest ära kõik, vaata. Jaa, nii suured abilised olete, nii suured abilised on. Chapu. Noh, teie ka sööte kurki, jah? Jaa, kõik söövad mul siin kurki nüüd. Ma olen jõudnud nii kaugele. Tead, armas, täna ma olen hakkama saanud millegi imelisega ja ma pean seda sulle jagama, sellepärast et see on mu senise elu kõige parem karask. Mul tuli üle pika aja isu just nimelt, ma ei saa, või sulab pealt ära, ta on nii kuum. Tegin muffini vormides jälle, sest see on kõige mugavam suurus, eks ju. Hapupiima, odrajahu, rukkijahu. Ja tõesti, see struktuur. Muna lisasin ka seemneid ka, soodat, kurkumit, soola ja nagu sa näed, ta on praegu vetruv, ta on nagu vetruv viigimari, mahlane, kuum. Või on nüüd siia sisse sulanud. Ma nüüd võtan terve selle plaaditäie ahjust välja. Oh my gosh. Ja, sest nüüd on natukene tahenenu, aga see juba oli jumalik. Me suudame ennast igal hetkel millegagi üllatada. Me suudame. Usalda. Mis toimub? Vaata, mis tähendab, kui õues sajab. Kiskad on toas, magavad üksteise kaisus. Jaa, kutsid on minu kõrval. Sellepärast, et mul on käsil see kastide sorteerimine. Oi, kui palju informatsiooni ma sealt näen, selline ajarännak on praegu. Kindlasti osa läheb sulle jagamisse, sest et palju sellest on ju suht aegumatu informatsioon. Kuuled seda matsutamist, jah? Küll on hea meel, et iga päev konservi ma neile ei anna, väga harva. Sest ta on selleks, et kui on vaja mingit tervendamistööd teha, siis ma saan sinna sisse segada kõiki asju, mis vaja. Ja nad on siis nii õnnelikud. Miilo sai esimesena oma kausi tühjaks. Läks Selma käest juurde võtma. No kassid said vist rohkem kah kui koerad praegu. Aga kassid on raske. No okei, Selma ei ole raske. Tead sa, kui ta jättis järgi, siis lase tiiger sööb ka. Sina said. No Selma söö veel. Sest ma panin neile parasiiditõrjet, ma panin seda pulbrit sinna sisse. Sullil avastasime, poisid, või see Miilo poiss tahtis väga ta pead lakkuda millegi pärast. Ja ma ei tea, nüüd siin on nii pime, et see võib-olla ei näe, aga näed ikka. Tal on siin üks laik peas, seal oli mingisugune mäda paise. Ma ükspäev nägin, et minu arust oli tal puuk seal peas, aga ega ta ei lase mul võtta nii, et võib-olla see oligi mäda paise. Igal juhul Miilot väga huvitas see pea, ta tahtis seda väga ära puhastada sealt. Ja seda ta ka tegi juba ja siis ma vaatasin, et Miilo, sa oled suur koristaja, jah. Peseb polli tussu puhtaks. Ehk siis ma tegin neile ja
ühe puhastuskuuri tuleb nüüd paar päeva neile teha. Mis tähendab, on tal mingisugune, kas keegi on nõelanud või midagi teinud, igal juhul. Ma pesin ta praegu desinfektandiga puhtaks ja andsin neile nüüd selle diatomiidi ja Miilo suu pesin ka puhtaks. Ja nagu näha, on nad ilusti need kausid. Nüüd sai Molli selle ikkagi kätte. Nüüd sina tegid ikkagi kiisukausiga 1-0 ja ma tahtsin seda tiigrile jätta, mis järgi jääb. Tiiger on õues ja pallike niikuinii ei saa kuidagi seda sealt kausist söödud. Näed sa, päike näitab selle suure pilve tagant ennast nüüd. Vihma sajab, näed, ja jälle jooksin õue vaatama, kus on vikerkaar. Ja seal ta ongi, näed. Näed. Oi, kiisud jooksevad. Aga see tähendab, et teisel pool peaks olema veel tugevam vikerkaar. Tea, kas on? Ei ole. Näe, tuleb, vaata, tuleb, näe, tuleb täiskaar, tuleb ära, vaata, kui lohe. Lähmegi siia. Alla saame päris kaare kätte, vaata. Ongi. Mis sa räägid, Palli? Tšau. Vaata, Palli, me saime täis vikerkaare kätte. Jaa. Kurr. Jaa. Ja näe, tänane vihm ja päike ja kõik muud. Ja vikerkaar on seal, aga ta vist ei paistanud. Kes need jooksevad seal nii kiiresti meil? Ta enam ei paista niimoodi. Ta oli täpselt seal. No nii kiiresti kõik muutubki. Noh, kus te nüüd jooksite siis? Nägite, et ma tulin uksest välja ja kohe kihutasite siia niimoodi. Ja ma saan aru, et teil on siin ise tehtud see varjualune, jah. Ilusti puhtaks kaabitud mul kõik siin. Jaa. Chillitasin. No. No näe, katse number 2 ja seal ta on. Vau! Me metsa seenele tead ja vaata, meid ootasidki sõbrakesed. Nii et me jõudsime täitsa oma esimeste sammudeni metsas ja naabrimehe jutt on täitsa sulatõsi. Tema enam metsa ei tohi tulla, sest tal on kapid nii täis, et naine ei lubanud enam. Aga meie esimene käik on praegu. Kui ilusad te olete. Päike tuli välja ja vaata, ta niimoodi eemalt hüüab. Tule siia, ma olen siin. Sina astub peale, tobujuss. Näe, milline nunn. Sa vaata nüüd seda. Sa vaata. Seda pilti ma ei olegi näinud veel. Ei ole või? Ma ka ei ole varem. Vau. Minu 2 kõrvitsabeebit. Elu esimesed kõrvitsabeebid. Üks on ise juba nii suur nagu tõld. Ja see muskaatkõrvits on nii väike. Vot. Said tuppa toimetatud. Ja näed sa, meie esimene öökülm korralik on üle käinud. Oi, vaata, kui ilus see jaupannane on. Wow. Kõik on valge, sätendab. Rasiel on nii töös. Kõik sätendab. Vaata, kasvuhoones on tuli.
ilus. Tere! Nii täpne ajastus, eile sai kõrvitsa sisse ja suure selle toakasepoti ka sisse, nii et näed, ongi kõrvits on täitsa lontis seal taga. Vaikne. Prillis on täitsa jääs, ehk siis päris külm on olnud, ta on kasvumajas, ta on täitsa jääs, krõbiseb. Tuleb vist tomatit ka täna õhtul ära korjata küpsema järel, näed, täitsa jääs pisikene. Syöme su siis kohe ära. Täiesti krõbisev kõva jääs. Milline lust ja lillepidu on nüüd koristada, näed, see lillepidu on sõna otseses mõttes. Mul oli nii kerge praegu kõik need paar vaipasid kokku rullida, trepile visata, tõmmata põrand üle ja jälle tamm! Ilusti, kõik said siia, nüüd on kogu see hunnik ja üks väga uudishimulik Pruuni, kes tahab tuppa järjest tulla, teada saada, mis seal toimub. Ja Pruuni oli täna ise tulnud sealt aedikust välja ennem. Mina nägin aknast, et issand, kus tema siia õue peale, tema siin muudkui jalutas üksinda. Ennem kui ma kõik nad välja lasin. Ta on kõige väiksem ka, kas ta lendas sinna aia peale, puges sealt välja, ma ei tea. Igal juhul väljast ta oli. See on see tänane öökülm, mis tegi nende taimedega siin, kurgi tegi korda. Ehk siis ma võtan need ära, vaatame, kas need 3 seal ülevalt jõuavad ka ära küpseda. Ja tomat enamus läks ka, nii et jah, praegu on kasvumajas oma 30+. Õhku ei ole, tuult on väga vähe õues, päike sirab. Nii et ma ennem ei korja, et ma lasen neil veel küpseda siin selles soojas. Ehk saab mõni natukenegi. Jah, nii põnev. Uut tilli tuleb nii mühinal, et ei tea, kas see nüüd kasvab. Till tegelikult võib edasi kasvada päris ilusti, vaatame. Aga ja enamus taimed on kõik saanud. Salati sööme siin. Mööda heinamaad laiali. Tulge, lähme nüüd tuppa. Lähme koju. Tule, tibu. Tule. Tule. No tule. Lähme ja, lähme koju, lähme. Tule. Tule. Ma võtan ühe õuna siit sulle. Võtame siit ühe õunakese. Tiiger ka tuli välja või? Nii müts. No lähme tibud. Tule. Tibu. Jooksuga, jah. Tule, jooksuga. Tule. Ei aja taga. Ei tohi. Ei. Tule, tibu. Tule siia, tule. Lähme. Tule.
No jooksuga, jah. Jooksuga. Ei aja, Miilo ei aja. Tasakesi. Totto, tule nüüd. Tule. Jaa. Tule. Teie ka sealt tagant. Siia. Oi, ämbri otsa. No, minge sisse. No minge. Minge. No tulge teie ka. Halloo. 2 kaunitari seal aeglase sammuga. Tulete või? Kana? Tule. Tipu, tule nüüd. Nii palju sabasid on ees vist, nad ei julge tulla. Me anname neile õuna. Molli, tule sina välja, tule. Tule sina välja, tule. Molli. Mollu, mine välja sina. Näe, tule ma annan sulle õuna. Näe. Molli, mine sina välja tule. Näe. Jah, aga hea. On ja hea. No võta. Ja pehme. No proovi. Ei, see olen mina. Ma kükitan. No võta nüüd. Minu küür, tuttud. Mind ei pea nokkima. Tahad mind nokkida. Pole sama värvi kui juu. Koerad. No minge oma aeda siis. Jätan selle teile siia. Igaüks saab midagi siit, eks ju. Näe, otsustasin, et ma ei hakka seda lõket seal süütama. Kõik ütlevad, et mis siis märg on ümbert ja bla. Ei, ma hakkasin juppaaval siit hoopis pihta. Näe, märg on. Aga papp võtab vaikselt seal keskel, nii et küll ta läheb. Sest ma olen suve läbi pannud sinna igasuguseid asju ja nad on kõik ju läbi vettinud siin. Kas ma neid puid päris sealt hakkan? No vaatame jälle. Igal juhul ma tunnen, et mul on praegu turvaline. Hakkasime ilusti kasvama ja tühjendama ja mul 3 abilist siin aitavad kangesti oma kõhtusid täita ja siblida. Teised on maja ees ja need 3 on mul siin abis. Te leiate seal? On tore kaapida, jah? Kohe ma tulen, tõmban need kurgid üles ja vaata, kui külm on ära võtnud kõik. Salati seemneid on siin palju. Panen nüüd selle kaka ära, tein tuhka. Panen selle turbakoti sealt tagant, jaotan kõik laiali ja vaatan, külvan siia ära, mis siin olemas on. Till ja petersell ja salatid ja näeme, mis kevadel tulema hakkab. Tageetesed ka ja mul jäävad talvituma sinna niikuinii see kena pesakond, kes siin nurgas elab. Salveid ja lavendel. See nende kodu siin. Ma arvan, et siin olid munad ka meil veel võtmata. Nähe, sest enne muistu istus pesa peal ja nukkis mind, ei saanud ma midagi siit hommikul.
ja 4 tundi hiljem tehtud ta saigi. Nii tore, nii tore. Kastsin ära ka kõik ja vaatame, mis edasi saama hakkab. Me ju ei tea, mis meie ilmad teevad. Siia vaatan, võib veel panna turvast peale. See, mis ma läbi kaevasin, siit on läbi tulnud. Kui hea tunne. Aga nüüd tuleb viia see kärutäis ka. Need viin veel tuppa, panin potti. Ja selle viin osa kanadele, osa lõkkesse. Siin on Peeti ka kanadele veel. Palli. Selma ja Suli magavad toas. Nemad tulid õue siis, kui kõik oli valge maali, nii kui läks lumimaas. Aga nüüd on aeg, kus me laseme oma tipsud välja jälle. Päris mõnusaks on juba ilm tõmmanud. Ja seda lubatud päikest on täpselt seal, kus ta on. Aga maa on juba pehme, ei krõbise enam. Ma hommikul tegin ainult pilti, sul aknast ei tulnud välja. Aga vaata, septembrikuu on meil siis läinud tibude jalutamise õpetamise kuu. Ja nii ta meil lõppeb siin. Ja näe, sai tuli ja sina saad vabaks. Ma arvan, et te olete kõik munel ära käinud. Ma ei saa neid varem lasta välja. Siis neil jääb munemata. No mustus, isegi sina oled välja tulnud juba pesa pealt, jah? Tema käib 11:30 ajal, istub pesa peal, ma tean juba, et ma ei saa tulla varem. Sina ka tahad või? Tahadki või? No võta. No võta. Ei saa või? Kass vaatab otsa, jah? No okei. No video alguses sa näed, kuidas me harjutasime neid jalutama, siis nüüd on nad juba meil kogu õue ja heinamaa meistrid. Näe, polegi rohkem. No, vaatame, mis te meile siia kinkinud olete. Pudru on teil söömata, tupsud. Ma tegin teile uue pudru. Teratünn tahab täitmist. Uus on tellitud, selle nad on ära lõhkunud. Nii. Ja kus on kõik teie munad, kallikesed? Mis täna siin toimub siis? Kas nii külm oli või? Kas nii külm oli, et te pole munenud mul või? Pooled munad on kuskil peidus või? Teie sees soojas? Siin on ainult mina arvasin, et muidu on pesal käinud, aga ükski hall pole veel pesal käinud. Ainult sain 4 pruuni muna. Tibud, kas oli nii külm öö, et ei tahtnud muneda või? Mis? Pugud on teil punnist, nii olete täis söönud ennast. Muidu on praegu ilusti iga päev munenud peaaegu kõik. 1-2 on niimoodi pausi pannud päeva peale. Aga praegu nii vähe pole küll olnud. Ja nüüd ma lasin teid kõiki lahti, pooled munemata. Et nad mul sinna heinamaale kuskil ära ei poeta neid mune. Jooksid järgi kahekesi ruttu. Nüüd on kõik koos. Mis sa räägid? Jaa. Meie paneme seda kuud kokku. Jaa. Eile saime kasvumaja ilusti puhtaks korda. Vaatame. Täna me küll lillepeenart tegema ei hakka. Ju selle jaoks on teine päev.
jah, nüüd nad on toimekad. Nad on teinud mul kõik põõsaalused ja maja sisse lillepeenra ja kõik on nad ära kaapinud ilusti, korralikult. Ja jooksevad mul järgi ja aga ma jätan teid praegu õue. Kutsad on ka õues ja ja neid ilusti see karjainstinkt hoiab hästi koos. Noh, Perla. Oled ilus ja oled küll. Jaa, täiega oled ilus. Ma lähen teisele poole akent. Teile meeldib siin, mulle praegu ei meeldi. Ma lähen sinna sooja tuppa.